Mina olen Kristjan Pääske. Restoranimaailmas olen töötanud veidikene üle 20 aasta, alustanud oma teekonda teenindajana, sealt edasi sommeliena, restoranijuhina ja juba üle 10 aasta on mul suur rõõm vedada ka oma söögikohti, milleks on täna Loore Bistroo ja Lee restoran. Ning nüüd me räägime teenindusteekonnast. Teenindusteekonna puhul algab see loomulikult sellest, kuidas külaline uksest sisse astub ja kuidas ta näeb ennast märgatuna. Meie eesmärgiks võiks olla teenindajana alati tegelikult jõuda ukseni juba enne külalist ja see naeratades avada. Elu on aga täis erinevaid momente ja see pruugi alati võimalik olla. Parimal juhul me saame talle alati avatud naeratusega vastu minna, kuid on loomulikult ka olukordi, kus me oleme lihtsalt lauas kinni ja me ei jõuagi selle külalisena sel hetkel, kui ta uksest sisse astub. Sel juhul parim, mida me teha saame, on siiski anda märku sellest, et me saame aru, et ta on uksest sisenenud. Me saame siiski tõsta pilgu, talle naeratada, noogutada, anda mõista, et me oleme kohe peatselt temaga. Ning kui me lauast vabaneme, siis juba minna temani. Et loomulikult kõigepealt kontrollida tema broneeringut, sealt edasi juba juhatada ka garderoobi ning lahkelt lauda istuma. Sedasi võiks alata üks mõnus kogemus restoranis. Kui me teenindusprotsess käib, siis on hästi oluline see, et me oskaksime ise oma kehakeelt jälgida. Ja tegelikult siin on hästi oluline soovitus, et jälgi ka oma töökaaslase kehakeelt ja aita tal olla peegliks hetkedel, kus ta on kuidagi kössi vajunud või ennast ära unustanud, sest tegelikult kõik koos me saame kasvada sellest tööst tugevamaks. Ja mida me siis peaksime oma kehakeele puhul jälgima? Esimene asi on tegelikult see, et siirus algab meie näost. Ja midagi ei ole teha. Naeratusel on teeninduses väga-väga oluline koht. Ja ärge tehke siit vale arusaamist, et see naeratus peaks kuidagi olema nii-öelda ebasõbralik või ameerikalik. Me kõik oskame teha seda siirast, sõbralikku, oodatud naeratust. Ja see on see, mida teenindaja oma igapäevaoskusena peab tõepoolest olema võimeline nii-öelda tööriietust selga pannes ka ette tooma olema. Sealt edasi naeratusega koos ilmselgelt tuleb ka meie kehahoiak ja teenindaja kehahoiak on sirge. Žestikuleerimine, nii nagu mina seda teen, on teenindaja poolt väga normaalne tegevus. Ma väga soovitan teil olla nii-öelda selles rütmis, nagu te oma igapäevases elus olete. Samal ajal oluline aspekt, mida jälgida, on see keemia oma külalisega. Mida mina soovitan teha, on heas mõttes oma külalise tunnetamine. Ehk siis, kui külaline on avatud suhtlemisega ja žestikuleerib palju, siis on seda mõistlik ka ise peegeldada sarnasena. Kui aga külalised lauas istuvad pigem vaikses meeleolus, hästi rahulikus rütmis, siis hea teenindajana tegelikult me tunnetame ka nende rütmi selles ja proovime mitte neid enda liiga energeetilise olemisega segada. Mis on kindlasti oluline on see, millise distantsi me oma külalistega sisse seame. Ja mida ma sellel silmas pean on see, et meil kõigil on selline mugavustsoon, milleks loetakse enamasti 1 meetrist tsooni. Ja kui me oma külalise seda 1 meetrist tsooni ütleme otse välja rikkume ja sellesse sisse murrame, siis see võib paljude külaliste jaoks olla ääretult ebameeldiv. Seetõttu on hästi hea seda silmas pidada, et me külalistele nii-öelda lugusid rääkides ja ise nende juures olles ei poeks rohemale külje alla kui see 1 meeter. Jätame neile selle turvalise distantsi. Teeninduse juures on ääretult oluline sinu hääletoon. Siin ei ole midagi vaja üle mõelda. Lihtsalt hoia hääletoon loomulikuna. Mida on hea jälgida, on see, milline on jällegi saali atmosfäär. Ehk siis ilmselgelt, kui saali atmosfäär läheb valjuks, inimesed on natukene lärmakad sinu ümber, siis on väga oluline, et sa tõstaksid ka oma hääled kõrgemaks, et sind oleks parem kuulda. Samas, kui pigem külalisi on vähe, seltskond on intiimne, siis on oluline ka seda oma häälega tunnetada, rääkida rahulikumalt, vaiksemalt ning olles kaasas selle meeleoluga, mis saalis valitseb. Silmside on teenindaja üks kõige olulisemaid aspekte, mida on väga oluline silmas pidada. Et ära karda luua silmsidet oma külalisega. See, kellele sa oma lugu räägid, leia ta lauas ülesse ning loo see silmside. Kui lauas on rohkem külalisi, siis sinu silmside on kui hea valuuta, leia silmsidet erinevate külalistega, kes lauas istuvad, sest sedasi lood sa selle erilise kontakti, mis sinu ja selle laua vahel valitseb läbi õhtu. Vaadates lihtsalt nii-öelda ähmast pilku kusagil laual, jätad sa väga ebakindla mulje, luues aga selle erilise silmside, mõjud sa enesekindla ja usaldusväärsena. Teenindusteekonna lõpule viimise puhul on väga oluline see, et meie kehakeel mõjuks läbi protsessi usutavalt. Ning oluline osa sellest kehakeelest on tegelikult meie tehnilised oskused. See, kuidas me veinipudelit avame, kuidas me šampanjat avame, millise liigutusega me jookeklaasi valame. Ja siinkohal saab mul olla sul ainult üks soovitus. Tee kuiva trenni enne seda, kui sa lauas tööle asud.
Meil on võimalik enne teeninduspäeva tegelikult veinipudelid veega täita ning proovida lauas valamist. Me saame nuka taga proovida klaasiveini avamist enne, kui me nendega lauda läheme. Me saame vahuveinipudeleid avada enne seda, kui teenindustsükkel algab. Seeläbi, kui me oleme neid protsesse käeliselt proovinud ja me tunneme ennast enesekindlalt, mõjume ka lauas oluliselt enesekindlamana. Kui vähegi võimalik, proovi enda selline esimene enesekindluse tase saada just nimelt neid protsesse katsetades ilma külalise kontaktita, sellepärast, et nii sa mõjud ise usaldusväärsemana, ei tekita endas neid ebamugavaid kohmetuid olukordi ning kõik teenindustsüklis laabub oluliselt paremini. Kui me oleme külalise vastu võtnud, siis loomulikult me juhatame ta lauda ja lauda jõudes on meie esimene ülesanne avada menüükaanet ning tutvustada külalisele meie tänaseid valikuid. Seda tehes pea silmas, et kui restoranis on mõned toidud selleks päevaks lõppenud, siis kõige parem hetk selle tutvustamiseks on just nimelt menüü tuletades, mitte mängides seda mängu, et äkki külaline tellib toite, mis parasjagu lõppenud ei ole. Seda sellel põhjusel, et kui ta peaks nüüd selle toidu valima, mis meil lõppenud on, siis ilmselgelt on ta pettunud oma valikut tehes, kuuldes teenindajatelt, ta peab hakkama uuesti valikuid tegema. Menüü tuletades ole valmis vastama küsimustele, milliseid soovitusi sa teeksid. Heal teenindajal on alati soovitused. Kompetentsust ei näita see, et meie juures on kõik maitsev. Head kompetentsust näitab see, et sa oskad rääkida enda lemmikutest, külaliste lemmikutest, tajuda seal juures külalist ja võib-olla teha ka soovitusi sellest lähtuvalt. Ning seda menüü tuletades küsi kindlasti külaliselt veesoovi ning paku aperitiivi. Ning seda hästi tehes, mitte lihtsalt aperitiivi, vaid küsi pigem otse, kas sa saad alustuseks pakkuda klaasikalise šampanjat, võib-olla proseccot, ning kui külaline alkoholi ei soovi, ole valmis tegema ka alkoholivaba valikuse soovitust. Ja ideaalis on see rohkem kui Aura Mahl või Coca-Cola, vaid sul on mõned alkoholivabad kokteilid, mida soovitada, sa tead peast, millised alkoholivaba õllesid ja muid valikuid tee juures pakkuda on. Tellimust võttes on tegelikult väga oluline veel üks detail ja see on oma menüü tundmine allergiatest ja eridieetidest lähtuvalt. Me peaksime teadma, milliseid toite, kuidas me saame muuta lähtuvalt sellest, millised on külalise vajadused lauas. Et me ei peaks kogu aeg edasi-tagasi köögivahet jooksma ja jätaksime seeläbi nii endast kui restoranis professionaalse mulje. Me peaksime teadma, millised on meie vegantoidud, millised on meie laktoosivabad toidud, millised toite saab teha laktoosivabaks, kuidas meie restoranis on gluteenivabade roogadega. Need on küsimused, mida me igapäevaselt kuuleme ning loomulikult vajavad lauas professionaalseid vastuseid. Restoranis liikumise flow on restoranis põhimõtteliselt sama oluline kui kehakeel. Mida me selle puhul peaksime silmas pidama? Esimene ja kõige lihtsam reegel on see, et külalisel meie majas on alati eesõigus. Mida see tähendab? Kui me teed ristuvad külalisega, ükskõik kui kiire meil oleks, siis meie aeglustame ja näitame külalisele, et palun, teie esimesena. Kui me liigume külalisega kahekesi koos ukse poole, siis samuti meie aeglustame ja palume külalisele enne uksest läbi minna, kui seda teeme meie. Ja oluline on silmas pidada, et ükskõik kui kiire meil seda tööd tehes on, siis me oleme eelkõige ikkagi siin selleks, et külalisi võõrustada ja ka nendel kõige kiirematel momentidel on oluline silmas pidada just seda, et kui külaline liigub, siis me anname temal teekonnale alati oma majas prioriteedi. Mis puudutab liikumisteekondi meie maja siseselt, kuidas me oma meeskonnaga käitume, siis üks väga oluline reegel on see, et meil ei ole selja taga silmi. Seeläbi, kui me oleme tööl näiteks kitsas baaris, liigume restorani köögis, olles kolleegi selja taga, on hästi kohane märkus öelda selja taga. Ja mida see selja taga tähendab? Tähendab seda, et inimesele, kes seisab sinu ees, ta oskab arvestada, et sina oled tema selja taga, ta ei tee liigutusi, mis võiksid teda tasakaalust välja ajada ning kogemata samale ei müksa ka sind olukorras, kus sina oled tema selja taga. See on osa sellisest ühisest viisakusest ja selleks, et oleks hea koos töötada. Restorani liikumise üks põhitõde on see, et meil on alati käed täis. Mida see sisuliselt tähendab, on see, et me teeme endast parima, et meil oleks tegevust lauda liikudes ja tegevust lauast ära liikudes. Ja see tähendab omakorda seda, et kui me läheme lauda näiteks
serveerime klaasikest vett, jätame selle pudeli lauale, siis enne, kui me lauast ära liigume, me vaatame kiirelt ümbritsevaid laudkondi, kas me saame midagi sealt ära koristada, kas me saame midagi kaasa võtta. Ja see võiks tähendada tegelikult vaatamist ka oma kolleegi järele heas mõttes natukene, sest et kui ma näen, et laudkond on lõpetanud, ma saan koristada teise laudkonna taldrikud, tehes selle käigu efektiivseks ja nii me aitame üksteist ja minul on hea töötada sinuga ja sinul on hea töötada minuga. Nii et see väikene reegel, proovides liikuda teenindussaalis, liigume ühele poole käed täis ja tagasi tulles, kui vähegi võimalik, võtame taaskord midagi kaasa. Ma tahaksin jagada sinuga ühte olulist oskust, mis käib minu silmis hea teenindajaga kaasas ja see on lugude rääkimise oskus. Mida ma sellele silmas pean? Ma pean silmas seda, et tegelikult lood on need, mis meid inimestena väga selgelt kõige rohkem mõjutavad ja tegelikult iga restoran on täis lugusid. Lugusid, kuidas restoran sündis, millised on toitude valmimise taustalood, millised on need ägedad veinid, mille taga on ägedad veinimeistrid, miks nad meie juures on. Ja sealt edasi isegi, et kui see külaline tahaks minna õhtul edasi kusagile ringile, siis kuhu ta minna võiks, aga mitte lihtsalt kuhu, vaid kuhu ta miks minna võiks. Ja see heas mõttes iga loo puhul, miks me midagi teeme ja selle jagamise oskus on hea teenindaja firmamärk. Proovi endaga kaasa tuua neid häid lugusid, mida sa saad külalistega jagada, sest et see toob kaasa selle kogemuse, mida me kõik kliendina tegelikult kogeda tahaksime. Ja loomulikult iga külalisteekond ühel hetkel leiab oma loomuliku lõpu. Külalised lõpetavad oma õhtusöögi ja seal on päris mitmed detailid, mida silmas pidada, et see külaskäik oleks ka selles lõpukogemuses hästi läbi viidud. Esimene osa on see, et märka, millal külaline võiks arvet soovida, ära kao ära. Ja nüüd, kui külaline on arvet küsinud, siis eriti kiirel õhtul on tegelikult lihtne jätta see arve lauda viimine selliseks kõige viimaseks tegevusteks oma prioriteetide seas, mis võib tähendada seda, et külaline ootab oma arvet rohkem, kui ta oodanud on. Ja paraku see on üks kõige kriitilisemaid vigu, mida teha, unustada oma külaline arve maksmise perioodis, sest et tegelikult kui külaline on oma mõttes juba õhtuga lõppu teinud, siis tahaks ta edasi liikuda. Ja hästi oluline on, et meie arve lauda viimine ja arveldamise protsess ei võtaks rohkem kui 5 minutit selle külalise ajast. Ja sealt edasi, kui külaline nüüd tõuseb püsti, liigub garderoobi, kui vähegi võimalik, lähme, anname talle seal abi. Ja kui ta nüüd garderoobist jõuab välisukseni, siis tegelikult on väga ilus, kui me selle välisukse talle ise alame, täname teda toreda külaskäigu eest ja soovime talle ilusat õhtut. Ma tooksin siinkohal aga veel välja selle, et väga tore on see, kui sa suudad selles protsessis jälgida mitte ainult neid külalisi, keda sina oma lauas teenindasid, vaid üldse majas toimuvat. Ehk siis, kui sa näed külalisi lahkumas ja need ei ole need külalised, keda küll sina teenindasid, aga sa näed, et nad on liikumas, sina oled maja nägu igas olukorras. Täna ka neid külalisi külaskäigu eest ja soovin neile ilusat õhtut. Aitäh!